Onninen panustab tegelikult Külmaliidu tegevusesse päris usinasti. Et me oleme juba praeguse hetkel, et vaata, et 5 aastat olnud Külmaliidu ametlik liige ja mul on olnud siis praeguse hetkel au olla ka juhatuse liige viimased 5 aastat. Seoses sellega, et me oleme Külmaliidu liikmed, on ka tegelikkuses võtnud Onninen enda missiooniks, et arendada külmakultuuri ka Eesti turu peal. Et see ei ole ainult teadvustamine, vaid ka tegelikkuses me katsume läbi oma erinevate treeningute, koolituste, õpetada, toetada meie kliente, et see külmaga seonduv töö oleks võimalikult efektiivselt tehtud, energiasäästlikult kui ka ohutult. No ikka üritan igal aastal käia nagu külmapäevadel, et tutvuda uudistega ja kõige sellega, mis on pakutakse. Praegu on väga suures muutuses, uued gaasid, uued regulatsioonid, uued lahendused nii kütte kui jahutusel. Et see kõik on vajalik, et ennast elus edasi viia ja oma klientidele pakkuda. Saab infot väljapanekute toodete kohta siin näiteks paar aastat tagasi sain selliste liideste kohta teada, et on võimalik teha, et ei ole vaja keevitada objektil, saab pressliidesega teha ja sellised asjad väga positiivsed ja kiirendavad tööd ka. Seoses uue F-gaasi direktiiviga on siis Euroopa Liit võtnud ette selle, et kaotada ära ja vähendada F-gaaside kasutuselevõttu. Ja praeguse hetkel, mida siis tahetakse propageerida, on looduslikud külmained. Ja selleks on just propaan, CO2 ja ammoniaak. Et kui me nüüd räägime tavakasutajast, siis propaan on kõige parem just tavakasutajale kasutamiseks oma energiaefektiivsuse ja oma koostöö eripärade pärast. 3 nädalat tagasi just esitleti Chillaventa messil propaanimasinad ES-i brändi poole pealt ja pärast seda Chillaventa toodi kohe see siia Eestisse, nii et mul on hea meel tutvustada ES-i esimest propaanimasinat, mis on siis täna ka meil siin koha peal ja varsti on ka meil laos. Ja mis siis teeb selle masina eriliseks, on just see, et siin on sees looduslik külmaine ja on siin sees looduslik külmaine ja ta ei reosta siis meie keskkonna. Et kindlasti praeguse hetkel on see siis tulevik, kuhu kõik soojuspumba tootjad liiguvad. Looduslike külmainete üleminekuga on tegelikult tulevikutrende veel. Et kindlasti tuleb tulevikus panna rõhku automatiseerimisele. Et tänapäeval automaatika tootjad praeguse hetkel panevad väga palju rõhku just selle peale, et saada see masin võimalikult efektiivselt tööle. Me ei räägi ainult külmaringi tööst, vaid ka tegelikkuses kogu sellest keskkonnast, kus see masin ka parasjagu asetseb. Teine asi, mis praeguse hetkel innovatiivne lahendus on ja kuhu turg kindlasti liigub, on see, et see väike nüanss, mis on põlevate külmainetega, on see, et on plahvatusohtlik külmaine. Siis paigaldustegevuste juures peab jälgima nüüd seda, et see töö oleks võimalikult kiiresti, efektiivselt ja ohutult tehtud. Ja näiteks MaxiProl on olemas sellised pressfittingud, mis on mõeldud just külmainete jaoks. Ja see sama fitting tegelikult sobib ka propaanimasinate jaoks, kui on vaja parandada, pikendada trassi või mis iganes. Tema töörõhk on 48 paari, nii et sealt üle selle ei lähe, nii et täiesti sobib. Ja Eesti turu peal on tegelikult see MaxiPro pressfitting olnud juba kasutuses natukene üle 4 aasta ja ma võin panna käe südame peale ja öelda, mitte ühtegi garantii case see ei ole. Nii et paljud mõtlevad küll, et me ei usalda, aga tegelikkuses on terve Euroopa seda juba testinud ja see on kindel toode.